Hei, füüsikalise suurusega tihedus oled sa juba kokku puutunud, kuid seekord vaatame üle, kuidas teha tihedusega seotud arvutusülesandeid. Kõigepealt tuletame meelde, et tihedus näitab ühikulise ruumalaga ainekoguse massi. Tiheduse valem oli ρ võrdub mass jagatud ruumalaga, kus siis ρ ongi tihedus, mille ühik on tavapäraselt grammi kuupsentimeetri kohta, m on mass, mille tavapärane ühik on gramm ning V on ruumala, näiteks väljendatuna kuupsentimeetrites. Siinkohal on sinu jaoks oluline veel meeles pidada, et puhta vee tihedus on kindel suurus ning see on 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Selles osas muutub sinu jaoks oluliseks teisendamine ning seda nii massi, ruumala kui ka tiheduse korral ja vaatamegi need kõigepealt koos üle. Massi teisendamise puhul peaksid sa teadma, et 1 kilogrammis on 1000 grammi ning 1 grammile vastab 1000 milligrammi. Ruumala teisendamise juures on oluline meeles pidada, et 1 kuupdetsimeetrile vastab 1000 kuupsentimeetrit. Ja siinkohal jäta palun meelde, et 1 detsimeetrile vastab 10 sentimeetrit. Nüüd, kui sul need mõlemad ühikud on pandud kuupi, siis ka see 10 läheb kuupi, ehk siis sealt tulenebki see erinevus 1000. Ja veel jäta meelde, et 1 kuupmeetris on 1000 kuupdetsimeetrit. Oluline on ka meeles pidada, et liiter ja kuupdetsimeeter on samaväärsed ühikud ning milliliiter ja kuupsentimeeter on samuti samaväärsed ühikud. Tiheduse teisenduse juures on mul sulle üks pisikene soovitus. Kui sa saad ülesande lahendada ära nii, et sa tihedust ei teisenda, siis palun proovigi nii teha, aga vaatame siiski üle süsteemi, kuidas me saame ka tihedust teisendada. Ning kõigepealt, kui sul on tiheduse ühikuks grammi kuupsentimeetri kohta ja see on vaja teisendada ühikusse kilogrammi kuupdetsimeetri kohta, siis sina tead seda, et 1 kilogrammis on 1000 grammi. Järelikult 1 grammis on 1000 kilogrammi ehk siis 0,001 kilogrammi. 1 kuupdetsimeetris on 1000 kuupsentimeetrit. Järelikult 1 kuupsentimeetrile vastab 1000 ehk siis 0,001 kuupdetsimeetrit. Sa näed seda, et 0,001 taandub välja, ehk siis sa saad kirjutada murrujoone peale 1, mis tähendab seda, et grammi kuupsentimeetri kohta on sama, mis kilogrammi kuupdetsimeetri kohta. Ja proovime ühe teisenduse veel teha. Kui sul on vaja teisendada kilogrammi kuupdetsimeetri kohta ühikusse kilogrammi kuupmeetri kohta, siis sa tead seda, et 1 kilogrammis on 1 kilogramm. Nüüd kuupdetsimeetrid on vaja teisendada kuupmeetriteks. Sina tead aga seda, et 1 kuupmeetris on 1000 kuupdetsimeetrit, järelikult vastupidi teisendades 1 kuupdetsimeetris on 1000 ehk siis 0,001 kuupmeetrit. Kui sa nüüd 1 jagad 0,001-ga, siis sa saad teada, et see erinevus on 1000 ehk siis 1 kilogrammis kuupdetsimeetri kohta on 1000 kilogrammi kuupmeetri kohta. Enne, kui me saame minna arvutusülesannete juurde, vaatame aga üle teisendamise. Kõigepealt tegeleme me massiühikute teisendamisega. Sa näed seda, et 15 kilogrammi tuleb teisendada grammideks. Sina tead, et 1 kilogrammis on 1000 grammi, aga praegu on sul vaja 15 kilogrammi teisendada grammideks. Kui teisendamine tundub sulle alguses pigem natukene keeruline, siis soovitan sul välja kirjutada seose, kus sa kõigepealt paned siis kirja, kuidas need ühikud tavapäraselt suhtuvad ja järgmisele reale paned kirja juhtumi, millega sa pead tegelema. Siinkohal näed sa seda, et selle jaoks, et gramme arvutada, tuleb sul omavahel korrutada need arvud, mis risti on olemas. Ehk siis 15 kilogrammi tuleb korrutada 1000 grammiga
ja jagada siis selle arvuga, mis X-ile on risti, ehk siis 1 kilogrammiga. Ning sa näed seda, et kilogrammid taanduvad välja ja vastuseks tuleb meil 15 000 grammi. Seega saadki sa öelda, et 15 kilogrammile vastab 15 000 grammi. Järgnevas tehtes tuleb meil 7500 grammi teisendada kilogrammideks. Taaskord tead sina seda, et 1 kilogrammis on 1000 grammi ning praegu on sul vaja leida, mitu kilogrammi vastab 7500 grammile. Selle jaoks, et seda välja arvutada, tuleb sul 1 kilogramm korrutada 7500 grammiga ning jagada 1000 grammiga ja selle tulemuseks saadki sa 7,5 kilogrammi. Ning nüüd tuleb sul teisendada 4,3 grammi milligrammideks. Kõigepealt tead sa seda, et 1 grammis on 1000 milligrammi, sinul on praegu aga 4,3 grammi ja me peame leidma, mitu milligrammi see on. Ning selle jaoks, et seda välja arvutada, teeme me tehte, kus me 4,3 grammi korrutame 1000 milligrammiga ning jagame 1 grammiga ja me saamegi vastuseks 4300 milligrammi. Edasi teisendame me aga ruumala ning kõigepealt tuleb meil teisendada 84 kuupdetsimeetrit kuupsentimeetriteks. Sina tead, et 1 kuupdetsimeetrile vastab 1000 kuupsentimeetrit ning praegu on meil vaja 84 kuupdetsimeetrit teisendada kuupsentimeetriteks. Järelikult teeme me tehte, kus me 84 kuupdetsimeetrit korrutame 1000 kuupsentimeetriga ning jagame 1 kuupdetsimeetriga ja me saamegi vastuseks, et see on 84 000 kuupsentimeetrit. Nüüd tuleb meil teisendada 125 kuupsentimeetrit kuupdetsimeetriteks. Taaskord tead sina seda, et 1 kuupdetsimeetris on 1000 kuupsentimeetrit ning praegu peame me leidma, mitu kuupdetsimeetrit vastab 125 kuupsentimeetrile. Seega teeme me tehte, kus me 1 kuupdetsimeetri korrutame 125 kuupsentimeetriga ning jagame 1000 kuupsentimeetriga ja me saame vastuseks 0,125 kuupdetsimeetrit. Eelviimases teisenduses tuleb leida, mitu liitrit vastab 2,5 kuupdetsimeetrile. Siinkohal palun jäta meelde, et kuupdetsimeeter ja liiter on samaväärsed ühikud. Seega 2,5 kuupdetsimeetrit on sama, mis 2,5 liitrit. Ning viimases tehtes peame me 1,4 grammi kuupsentimeetri kohta teisendama ühikusse kilogrammi kuupdetsimeetri kohta. Kõigepealt kirjutame välja, kuidas need ühikud tavapäraselt suhtuvad, ehk siis, kui meil on kõigepealt grammi kuupsentimeetri kohta vaja teisendada kilogrammi kuupdetsimeetri kohta, siis sina tead seda, et 1 kilogrammis on 1000 grammi, järelikult 1 grammis on 1000 kilogrammi ehk siis 0,001 kilogrammi. 1 kuupdetsimeetris on 1000 kuupsentimeetrit, järelikult 1 kuupsentimeetris on 1000 kuupdetsimeetrit ehk siis 0,001 kuupdetsimeetrit. Sa näed seda, et murrujoone üleval ja all on samaväärsed arvud, ehk siis sa saad need taandada ning 1 on see korrutamistegur. Järelikult saad sa öelda, et grammi kuupsentimeetri kohta on samaväärne ühik, mis kilogrammi kuupdetsimeetri kohta. Seega 1,4 grammi kuupsentimeetri kohta on sama, mis 1,4 kilogrammi kuupdetsimeetri kohta. Järgnevas harjutusülesandes tuleb meil leida vasestäringu tihedus, kui me teame, et selle täringu ruumala on 8 kuupsentimeetrit ning mass 72 grammi. Kui sul alguses on arvutusülesannetega natukene keeruline,
siis soovitan sul kõigepealt tekstis andmed alla joonida. Sa tead seda, et täringu ruumala on 8 kuupsentimeetrit ning mass on 72 grammi. Nüüd paneme ka andmed ka korralikult kirja. Ehk siis me saame kirjutada, et ruumala on võrdne 8 kuupsentimeetriga ja mass võrdub 72 grammi. Ning meie peame leidma vasestäringu tiheduse, ehk siis tihedus on praegu meie otsitavaks suuruseks. Ülesande lahendamist alustame põhivalemist, mille kohaselt on tihedus võrdne, kui me massi jagame ruumalaga. Ning kuna ülesandes tuligi leida täringu tihedus ja meil on olemas nii selle täringu mass kui ka ruumala, saame me kohe andmed valemisse asendada. Ehk siis me peame 72 grammi jagama 8 kuupsentimeetriga. Me saame vastuseks 9 grammi kuupsentimeetri kohta, seega saadki sa öelda, et vasestäringu tihedus on 9 grammi kuupsentimeetri kohta ja kuna tegemist on vastusega, võiksid sa talle ka 2 joont alla tõmmata. Kolmandas harjutusülesandes on meil teada, et merevee tihedus on 1,03 grammi kuupsentimeetri kohta. Juku pani 1 liitri merevett pudelisse ja meie siis peame leidma, kui palju kaalub pudelis olev vesi. Kõigepealt joonime tekstis alla andmed. Sa tead seda, et tihedus on praegu 1,03 grammi kuupsentimeetri kohta ning Juku pani pudelisse 1 liitri merevett. Aga kõigepealt kirjutame need andmed ka ilusti välja. Ehk siis me saame panna kirja, et tihedus võrdub 1,03 grammi kuupsentimeetri kohta ja 1 liiter on ruumala, ehk siis ruumala on võrdne 1 liitriga. Ja meie peame leidma, kui palju kaalub pudelisse pandud merevesi, ehk siis mass on praegu meile otsitavaks suuruseks. Ülesande lahendamist alustame taas põhivalemist, mille kohaselt tihedus on võrdne mass jagatud ruumalaga. Meil on vaja siit aga avaldada mass. Ja selle jaoks, et massi avaldamine oleks natukene lihtsam, võid sa mõelda seosele, et 3 on võrdne 6 jagatud 2. Sa näed seda, et mass ja 6 on samas positsioonis ja 6 saad sa 2 ja 3 siis, kui sa need arvud omavahel korrutad. Ja nüüd toome selle sama loogika massi avaldamisse. Ehk siis mass on võrdne, kui me tiheduse korrutame ruumalaga. Kui sa aga vaatad andmeid, mille sa oled kirja pannud, siis tiheduse ühikuks on grammi kuupsentimeetri kohta, kuid ruumala ühikuks on liiter. Seega enne arvutamist tuleb meil veel ühikuid teisendada. Sa tead seda, et liiter ja kuupdetsimeeter on samaväärsed ühikud, ehk siis 1 liitris on 1 kuupdetsimeeter vedelikku. Tiheduse ühik on aga grammi kuupsentimeetri kohta. Järelikult teisendame me ruumala nüüd kuupsentimeetriteks. Ja sina tead seda, et 1 kuupdetsimeetris on 1000 kuupsentimeetrit ja nüüd saame ilusti arvutada massi. Selle jaoks tuleb meil 1,03 grammi kuupsentimeetri kohta korrutada ruumalaga, mis on 1000 kuupsentimeetrit. Sa näed seda, et kuupsentimeetrid taanduvad välja ning sa saad vastuseks 1030 grammi, ehk siis pudelis olev vesi kaalub 1030 grammi. Selles ülesandes on öeldud, et pronksi kasutatakse skulptuuride valmistamisel. Pronksi tihedus on 7,5 grammi kuupsentimeetri kohta. Skulptoril on kasutada 3 kilogrammi pronksi ning meie peame leidma, kui suure ruumalaga jalgpalliskulptuuri saab ta valmistada. Seekord me enam andmeid alla ei jooni, vaid paneme need kohe kirja. Sa tead seda, et pronksi tihedus on 7,5 grammi kuupsentimeetri kohta
ning skulptoril on kasutada 3 kilogrammi pronksi ehk siis mass on võrdne 3 kilogrammiga ja meie peame leidma skulptuuri ruumala, mis on siis hetkel otsitavaks suuruseks. Lahendamist alustame taaskord põhivalemi kirjapanemisest ehk me teame seda, et tihedus on leitav, kui me massi jagame ruumalaga. Meil on aga vaja ruumala, järelikult tuleb see siit valemist avaldada. Selle jaoks, et ruumala avaldamine oleks lihtsam, võid sa taaskord mõelda seosele, et 3 on võrdne 6 jagatud 2-ga. Sa näed seda, et ruumala ja number 2 on samas positsioonis ja 2 saad sa 6 ja 3 siis, kui sa 6 jagad 3-ga. Järelikult ruumala arvutamise jaoks tuleb meil mass jagada tihedusega. Kui sa nüüd vaatad aga andmeid, siis tiheduse ühikuks on grammi kuupsentimeetri kohta, kuid massi ühikuks on kilogramm. Seega enne arvutamist tuleb meil veel teisendada ja teisendame massi, ehk siis kilogrammid tuleb teisendada grammideks. Sa tead seda, et 1 kilogrammis on 1000 grammi, järelikult 3 kilogrammile vastab 3000 grammi. Ja nüüd saamegi ilusti leida ruumala, selle jaoks tuleb meil 3000 grammi jagada tihedusega, mis on 7,5 grammi kuupsentimeetri kohta. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning me saame vastuseks 400 kuupsentimeetrit ehk skulptor saab valmistada pronksist jalgpalli, mille ruumala on 400 kuupsentimeetrit. Viimases harjutusülesandes tuleb meil leida, kas Juku ehitatud paadikene ujub vees või hoopis vajub põhja ning meil tuleb seda tõestada arvutustega. Paneme aga kõigepealt kirja andmed. Me teame seda, et selle kasepuust paadikese mass on 10 grammi ja tema ruumala on 14 kuupsentimeetrit. Ning nendest andmetest saame me leida tiheduse, mis ongi siis praegu otsitavaks suuruseks. Lahendamist alustame põhivalemi kirjapanekuga, mis ütles meile, et tihedus on leitav, kui me massi jagame ruumalaga. Ning kuna nii mass kui ka ruumala on meil ilusti teada, saame me kohe selle arvutusega ära teha. Ehk siis meil tuleb 10 grammi jagada 14 kuupsentimeetriga ja me saame, et see on ligikaudu 0,7 grammi kuupsentimeetri kohta. Seega kasepuust paadikese tihedus on meil nüüd ilusti teada. Meie pidime aga leidma, kas see paat ujub või upub vees. Küsimusele vastamise jaoks on sul vaja teada, et puhta vee tihedus on kindel suurus ning see on 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Ning selle jaoks, et mõelda välja, kas see paadikene ujub vees või upub vees, peame me võrdlema vee ja paadi tihedusi. Sa näed seda, et vee tihedus on 1 gramm kuupsentimeetri kohta ning paadi tihedus on umbes 0,7 grammi kuupsentimeetri kohta. Seega paadi tihedus on väiksem vee tihedusest ja sellest tulenevalt saadki sa öelda, et see paadikene ujub vees, kuna tema tihedus on väiksem võrreldes vee tihedusega. Ma loodan, et nüüd saad sa tiheduse arvutusülesannetega väga kenasti hakkama.